Täna oleme siis siin Ülemiste Gym'i jõusaalis. Plaan on teha Robiniga siis väike jõutreening. Eesmärk on kogu kehale natukene stiimulit saada ja eelkõige keskendume siis plahvatuslikule jõule. Me oleme siin nüüd 6 aega trenni teinud. Kuidas enesetunne siiamaani on? Tegelikult enesetunne on läinud ainult paremaks. Jalkatrenn on 2 korda nädalas, jõusaal on 2 korda nädalas ja ma tegelikult pigem tunnen ennast väga hästi. Tahtsingi sinna jõuda, et ma rääkisin sulle jalgpallist ja sa kirjutasid mulle mingi 6 aega tagasi, et oli siuke mõte, et hakkas koos trenni tegema ja kui ma teen FC Hiiumaast dokumentaali praegu, siis see oli nagu ideaalne siuke kokkusattumus. Ma tahtsin lihtsalt nagu jalkasse ühendada veel selle, et saaks nagu jalad, keha, kõik siukest jõutreeningust ka natukene üldpildis. Et jalkas oleks nagu lihtsam ja jalkatreenid ei kao kuhugi, et nüüd tulid lihtsalt jõusaalid juurde. Ma arvan, et meil jääb hästi, 3 nädalat oleme teinud juba ja vaatame, mis siis novembriks välja saab, kui jalkahooaeg läbi saab. Just. Natukene aega veel see tegutseb, ma ütleks, 3 nädalaga väga hästi oleme juba edasi liikunud, et siit natukene veel minna, vaikselt aega kasvatame, et siiamaani progress on väga hea juba, et näha on, mees on tahtmist täis, liigume õiges suunas selles. Vaatame novembri lõpus, millises vormis mees on, kas on üldse vormis. Ei, vaikselt tuleb väga hea. Robin jalkapoiss, jalgpalluritel on ka tegelikult jõudu vaja, siis ongi eelkõige keskendume siukesele plahvatuslikule jõule, kuna ongi mängu ajal on ka hästi palju siukseid kiireid sprinte, stoppe. Esiteks liigesed, lihased, kõik kannataks seda ja aitakski just seda vigastusohtu ka vältida. Pluss saame niimoodi jalad tugevaks ja jaksab ka mängu ajal kiiremini siis nende sprintida palli järgi joosta, et kõik see on ka tegelikult jalgpallurile vajalik. Aga paneme 90 kilo peale, hetke veel puhka ja siis... Kõige ausam on see, et käid eratreeneriga trennis, siis ise raskusi tõstma ei pea. See ma aitlen üle vahepeal. Ja ärme täna seda lukku pane, et siis ma jällegi näen, kui peaks mingi muudatus olema. Jällegi lõpetame seeriat, üks on natuke ära kaldunud, siis järelikult kuskilt viltu. Üksi kunagi tegema peaks, siis pane lukka kindlasti otsa, et jällegi natuke ohutum lihtsalt. Just sammuke tagasi, puuslani argseis. Keretüvi on pinges, kõht on tugev. Ja rahulikult liiguda alla. Üks just. 2, aga 3. 7 ja viimane. 8, hea töö, vaikselt ära. Nii, super, jah. Kuidagi poole pealt tuli seda plahvatuslikku veel juurde. Sa ütlesid, et pane rohk kiiremini üles. Sa jätsid igaks üks sisse veel natuke vahepeal. Ma ütleks tehnikaga juba väga hea, et eelmedal oli seal natuke siukest võib-olla ebastabiilsust, täna ei olnud kordagi selles suhtes. Ehk siis joo õlut ja tulasi tuleb. Kangi võtad rinnale, õlgadest natuke laiemalt, üles jällegi plahvatuslikult, sama nagu kükil ja allale seda rahulikult kontrollid. Hea tempo. Super. Tõmbab tempot veits alla, teebki endal elu veits raskemaks. Ilmselgelt peab kohe väiksema raskuse võtma, aga jälle kasvufaktor kohe suuremalt. Ma jällegi leian, et pigem teha natuke korralikumalt, natuke puhtamalt. Jällegi kokkuvõttes eesmärk on ennast paremasse vormi saada, et nii on vähe suurem kasvufaktor sees. Eesmärk on jalkas väravaid hakata lööma. Praegu tee mõla vähe suuremaks. Iga siuke väiksem vend võib-olla ei sõida õlga kohe mängu ajal ka, et see kohe jällegi aitab kaasa natuke, et keha vähe stabiilsem. Vigastusoht jalkas on ikka eriti teises liigas ka, vaata, seal on vennad sõidavad kuradi talv tees sulle niimoodi sisse, et ei ole. Sa oled ka osata vältida siukest olukorda ka kindlasti. Kavalavad erad ei saa kunagi vigastada, vaata. Teevad seal kuradi siukseid liigutusi, et sa ei satugi kunagi siuksesse kohta väga. Unilateraalne harjutus jälle keskendume ühele keha poole korraga, teine ei saa nii palju siis kompenseerida. Esimesed nädalad, jalad hakkasid kohe krampima õmbama, aga nüüd näha, ilusti ära harjunud, pole probleemi. Natuke vahest võib hädaldada ka, aga praegu liigub väga ilusti tegelikult. Sul on korralik see treening pagas nüüd all, et mis see kõige põnevam on, mida igaüks peaks võib-olla korra elus ära proovima kindlasti. Kõik võiks proovida, aga mis minu jaoks oli täielik üllatus. Tegelikult seda vaadata on juba väga lahe, on laskesuusatamine. Telekast vaadata, talvel on seda väga-väga lahe, väga põnev ja pingeline. Minge proovige ise ka seda, vaata, see on tõsiselt lahe asi. Tuled selle pulsi pealt, sest süda uperdab ja lähed laskma ka. Hakkama veel laskma ka. 5-0 enne kohe. Et väga lahe proovida, aga ma olen üldse proovinud
nii palju erinevaid, mingid 10 võistlustena, jäähokid, jalgad, kossu, võrku, maadlust, taiboksi, kõike, sellised nagu ägedad asju, et on nagu soovitan kõike proovida. Et äkki, kui sul seni veel huvis ei ole, siis äkki sealt tekib mõni huviala sulle, jah. Kes tahab lähemalt vaadata, mis sobida võiks, siis ongi. Saab Robini kanalit ka näha, mis kõik ära proovitud on, saab tema kannatused üle vaadata, saad ise valida, mis sulle sobida võiks. Voog üles plahvatuslik. Kogu alla jõuad juba surud. Alla ja rahulik, las see lihas venib, peaksid hakkama peamiselt siit eesküljest tundma. Peab ilusti lihas pingalle praegu. Kogu töö läbi selle koha. Nõps rahulikumalt alla. Olen väga olemas, aitan, kui jaksan lihas. Nii, väga hea. Mõtled, hakkad üle pea viskama midagi täie jõuga. Kuna sa oled kõiki spordialasid proovinud, näiteks sul lihtsalt paar kulturisti niisugust poosi, saad korra lihtsalt ära proovida. Et siis on see kogemus ka olemas. Peegel on kõige suurem abivahend alati, kuna ongi, sa näed ise ennast siit ka. Praegu on hea, käsi punnis ka natukene. Näitan sulle kõige põhilisema. Topelt piitsepsi eest. Ühela paned maha, mõtled nagu suruks varbaid laiali kogu aeg. Nii saame reied ka tööle. Jalad esialgu panedki paika ära. Täpselt, veel parem. On midagi näha ka. Muud sul ei olegi, paned käed rusikasse, tõmbad lihtsalt ennast siia suureks. Mida suuremaks ennast ajad, seda parem. Ja proovid ka hoiad lihtsalt Ei, super. Ongi, tegelikult tihtipeale see pingutamise osa on isegi see raskem faas nii-öelda. Miks ma reis nii pingast pole, nii suur pole nagu sul? See tuleb ajaga, ma alustuse kohta väga hea juba. Nii, teeme ühe põhilise veel. Mul on ennast nagu BSA seal lava veel ilmselt. Sinu kõrval. Proovime ühe veel. Varbad lihtsalt diagonaalis, keerad laiali, kogu aeg mõtled nagu suruks varbaid laiali. Muud ei ole, paned endale siia pöidlad, see on keha kõrvale ja tõmbad jällegi ennast hästi laiaks ära. Proovidki tiivad laiaks lükata. Nii, lükka nüüd küünanukid ette. Just, et siit hakkab see lailihas poppima. Aga hästi. Potentsiaali on keha. See on ebareaalne, mõtled küll, et lähed sinna lava peale ja teed enda... Aga see, kui sa ikka oled seal, see on see kõige karmim osa, kuna ongi, sul hakkab iga lihaskõu, ta peab ju maksimaalselt pinges olema. Sa hakkab päris ruttu kampi keskuma. Üks käsi pane samamoodi, nagu me siia panime. Panedki endal pöidlasi ja taha. Et sa tõmbad vöökoha pöisikeseks. Ja teise käega kõrvalt tõmbad ennast jälle hästi laiaks. Proovidki jällegi, mida sa suurem sa välja näed. Ei väga hea, ütleks. Ma olin nii väike, et kõrval ikka välja ei varianud. Siin ongi see illusiooni tekitamine. Ma ajan ennast nii suureks ära, et tegelikult võib-olla massi on sama palju, lihtsalt see poseerimine hästi suur vahe, et võib-olla ongi. Kellelgi on parem vorm, aga kui seda poseerimisega tasa teed, siis sa näed kokkuvõttes laval suurem välja, parem välja. Peadki oskama enda neid kõige paremaid asju ära kasutada. Aga ma ütleks alustuseks päris hea juba selles suhtes. Hoiad koos, ulad all, rindkere sirge. Rahulikult ette, ja vaikselt tagasi. Ära too siia päris üles, et sul õlad ka all jällegi. Hingamine samale. Ma 6 aega seda harjutust juba teinud, aga ma tean, et sa näid seletad seda neile. See on täpselt siuke harjutus, mis tundub täiesti siuke, mida sa teed sellega. Aga tõmbab täiesti küpsiseks kere. Väga hästi sooritatud ongi selle harjutuse. Sain kunagi Siim Kellnerilt, väga hea variatsioon lihtsalt saada kerelihastele natuke ekstra koormust. Seda väga tihti saalis ei näe, julgelt soovitan kõigil proovida. Võtab väga hästi läbi, kui teha. Keskendugi rahulikule sooritustempole ja hoidki kere terve aeg pinge all lihtsalt. Nii davai, nagu uuesti 10-10. Ja rahulik just. Võid kogu aeg kere pinges hoida hingamise alga. Hetkekski lõdvaks ei lase. See treeneriga töötamise eelis ongi see, et tema keskendub trennile ja annab enda poolt pingutuse. Mina kõrval siis haldan seda, ütleme, üldist progresseerumist, et mina teen mõtlemistöö, tema annab enda poolt pingutuse, nii need tulemused tulevad. No just tulla, vaatame selles mõttes, et palju on trenne küll ühes nädalas praegu, et on jõuksi, on jalkat, on tennist isegi neljapäeviti. Mõnus mitmekesine samas. Selles mõttes on nagu nice, et kui nühiks ainult jõuksi võib-olla, siis vaata mingil hetkel ei liitsiks. Läks tüütuks ära võib-olla, jah. Teed kõiki asju erinevalt, vaata, selles mõttes, jalkat, jõuksi, tennist, mängud, mis mulle väga meeldivad. Just. Kõik on nagu, hoiab asja põnevana selles ikkagi. Täpselt. Praegu liigume õiges suunas, et tegelikult koormus on olemas, täiesti paras. Ma arvan, keha tuleb ilusti toime. Nüüd ongi toitumine ka korda saada, ongi see Vapiano kauss. Väga hästi tegelikult sobib see trenni lõpp, aga jah, vaatame, hoiab sellega paigas, siis tegelikult tulevad tulemused igal juhul. Okei, aga järgmise trenni. Kolmapäeval, tulid džimmi.